Jänkujusi internetimaailm. Mihkel, palun tule korraks appi. Kohe tulen. No nii, poisid, mis nüüd siis toimub? Me mängisime Jasiga natuke rallimängu. Just mängis, mina ainult vaatasin. Aga sina tahtsid, et me seda mängiksime. Poisid, aga miks te arvuti oma tuppa tõite? Ma arvasin, et see on meie arvuti. Jah, see näeb ju välja nagu laste oma. Juss ja Jass, tänapäeval tehakse veelgi pisemaid arvuteid. Aga miks? Eks ikka selleks, et neid oleks mugav kaasas kanda. See siin on meie kõigi ühine arvuti. Lase arvuti olla elutoas, niimoodi on teil lihtsam meilt abi küsida. Aga samuti on meil lihtsam märgata, kui te abi vajate. Väga hea mõte. Tere! Tulge ja vaadake, me saime uue arvuti. Lahe, see on nii väike. See on sülearvuti, seda on kerge kaasas kanda ja sülle võtta. See sobib ju siis lastele väga hästi. Paljudel lastel ongi juba oma arvutid. Kui mul oleks oma arvuti, siis ma saaksin oma toas rahulikult autorallit mängida. Kui mul oleks oma arvuti, siis saaksin ma oma toas segamatult sõpradega suhelda. Kui mul oleks oma arvuti, siis ma vaataksin sealt oma toas kogu aeg multikaid. Kui mul oleks oma arvuti, siis ma ehitaksin oma toas iga päev mitu tundi uusi roboteid. Väga paljudes peredes on jällegi üks ühine arvuti, mida saab kordamööda kasutada. Aga ma ei saa ju siis nii palju arvutis olla, kui ma tahan. Juss, sa ei jõua elu sees kõiki huvitavaid asju internetis ära vaadata. Kui kõik asjad on internetis, kas siis igas arvutis on internet? Ei minna, arvuti ja internet on ikka erinevad asjad. Tänapäeval ei ole enamus teavet muusikat ja filme enam mitte arvutis, vaid hoopis internetis. Ma ei saa aru. Las ma seletan, tulge selleks siia ringi. Ellen, palun anna mulle lõngakera. Ma võtan selle appi, siis on lihtsam seletada. Nii, nüüd tulen iga ühe juurde lõngaga ja teie võtke sellest kinni. Pange nüüd tähele. Ma vean lõnga risti-rästi ema juurest Jassi juurde. Ja minu juurest Jussi juurde. Minu juurest Johanna juurde. Minu juurest Minna juurde. Minu juurest Jussi juurde. Mis lõngast tekkis? Võrk. Just, tekib võrk. Samasuguse nähtamatu võrgu abil on arvutid omavahel ühendatud ja saavad suhelda. Selline nähtamatu võrk ongi internet. Oi, lõng läks katki. Aga kui internetilõng katki läheb? Siis öeldakse, et internetiühendus katkes. Kas see lõng on igal pool ühejämedune või kuidas see interneti kohta käib? Internetiühendus võib olla kiirem või aeglasem. Kiirema internetiühendusega avanevad internetis asuvad pildid ja multikad ja dokumendid kiiremini. Äge, kas meie ühendus on minu rallimängu jaoks piisavalt kiire? Jaa, on küll. Aga kas me võime nüüd oma mängu edasi mängida? Kuule Jass, niimoodi teeksid sa oma tervisele küll liiga. Üle poole tunni päevas arvuti taga ei ole laste silmadele kindlasti kasulik. Aga miks? Liikuva värvilise pildi jälgimine väsitab silmi ja võib põhjustada peavalu. Selleks, et olla tugev ja terve, tuleb lastel palju värskes õhus liikuda. Panemegi nüüd arvuti kinni ja võtame koos ette ühe mõnusa talvise jalutuskäigu. Kui koju tagasi jõuame, siis tuleb meile külla sõber Tiiger. Tema oskab meile kindlasti arvutitest ja internetist palju kasulikku rääkida. Viime lindudele teri ka. Järgneb. Elas korduks muinasjutt sai läbi.